Viimased 3 aastat on Tartus prügiveoga tegelenud Eesti Keskkonnateenused. Ka uueks perioodiks võitis ettevõtte Tartu linnas jäätmeveo hanke, mille järgi prügiveo teenustasu isegi langeb. Üldiselt segaolmejäätmed läheksid 7% odavamaks, on teenustasu, me räägime praegu ainult teenustasust. Teenustasu läheks 7%, biojäätmete hind läheks praktiliselt 5 korda odavamaks, tähendab biojäätmete äravedu. Ja pakendijäätmete kodust äravedu läheks pea poole soodsamaks. Kuid hoolimata jäätmeveo teenustasu hinnalangusest näevad tartlased peagi oma arvel suuremat prügiveo hinde, sest uue jäätmeseaduse järgi tõuseb saastetasu. Nimelt on alates juulist ladestustasu 90 eurot tonni eest ning segaolmejäätmete põletamistasu 60 eurot 1 tonni kohta. No kui suurt hinnatõusus ühele tartlasele keskmiselt kuus tähendab? No ütleme niimoodi väga laias laastus segaolme puhul peaks ta siis tulema kuskil 60% juurde, 5-60%. Ütleme, maksab 10 eurot tühjendamise eest, siis hakkab tulevikus 16 maksma segaolmel. Need inimesed, kes sorteerivad juba praegu korralikult, kellel on olemas biojäätmed, pakend, paberkartong, nende jaoks ei muutu põhimõtteliselt mitte midagi, kui siis muutub ehk hind isegi soodsamaks, eriti Tartus pakendi puhul võib niimoodi juhtuda. Aga need, kes siis tõesti ei sorteeri ja viskavad kõik olmejäätmetesse, nende jaoks tõenäoliselt hind tõuseb igal juhul üle Eesti. Tegelikult mõistlik oleks see, kui inimesed hakkaksid korralikult prügi sorteerima ja kõik asjad saaksid õigetesse kastidesse. Kuidas te olete rahul seni prügiveoga Tartus, et viiakse teie maja juurest ilusasti jäätmeid ära või on vahepeal ka probleeme? Ei ole kunagi probleeme olnud. Aga meil liiga harva. Kui tõusevad hinnad, ma loodan, et nad viivad ära sagedamini. See oleks väga tore. Ma arvan, et võib-olla rahvas hakkas rohkem paremini sorteerima. Et siis kui siis jääb seda olmeprügi lihtsalt vähemaks. Et siis ma olen sellega nõus. Aga kuidas te praegu seni olete rahul prügi ja jäätmete üldse äraveoga Tartus? No mis meie sellest linnaosa puutub, siis mina olen väga rahul. Me oleme praegu Tartus Tähe tänaval sorteerimisjaamas, kus siis käib väga usin sorteerimine. Ja tegelikult tuleb välja, et 80% sellest, mida me täna viskame olmeprügisse, saaks uuesti kasutada. Ja uue jäätmeseaduse üks peamisi eesmärke ongi see, et motiveerida inimesi koguma prügi liigiti ja nii seda ka ära viskama. Kui usinad sorteerijad siis tartlased täna on olnud? Tegelikult on tartlased olnud väga tublid. Seda on meie siseuuringud ka näidanud, et tartlased ja lõunaeestlased tervikuna Tartumaal just on väga tublid sorteerijad. Kuid probleemiks on endiselt see, et olmejäätmetesse jõuab liiga palju biojäätmeid. Samuti on murekohaks klaaspakendite viskamine olmejäätmete hulka. Seega, mida rohkem sorteerida, seda paremini rahakotile kui ka keskkonnale.